Tere hommikust, kes oled täna minuga siin neljapäeva hommikul liitunud või kes seda webinari järele vaatab. Järelvaatamislink jääb üles muideks 48 tunniks, et kui sa tahad seda võib-olla uuesti vaadata, siis 48 tundi on sul seda võimalik teha veel. Täna räägin ma kasulikust võib-olla kõigile, loodan, et saab igaüks mõne nipi siit. Ja räägime siis levinumatest vigadest keellaki ja keelküünte paigaldamisel ja hooldamisel. Ehk siis tegelikult väga aktuaalne teema iga küünetehniku töös. Ja kõik nipid ja nõuanded, mida ma siin täna jagan ja millest ma räägin, pärinevad minu isiklikul kogemusel ja teadmistel, kas siis tehnikuna või koolitajana. Kui sa minuga veel kohtunud ei ole, mina olen Kerli Lonskaja, olen MyMagic brändi juht ja asutaja ja ka küünetehnikute koolitaja. Ja nüüd ma ei tea, kas sina oled alustaja või edasi jõudnud küünetehnik, võib-olla sa teed ise endale kodus küüsi, aga anna siin chatis mulle kindlasti teada, et ma ka teaksin. Räägime natukene kiirelt chati kodukorrast. Eks oleme hästi viisakad üksteise vastu ja sõbralikud ja meil on 2 hashtagi, ehk siis hashtag kasulik. Kui sa kuuled midagi, mida mina siin räägin ja sulle tundub see kasulik, võib-olla mingi nipp või nõuanne, siis pane hashtag kasulik ja kirjuta see üles, et võib-olla keegi, kes ei kuulnud samal hetkel või mõte läks uitama, saaks siis pärast ka siit chatist seda lugeda. Ja teine on siis hashtag küsimus, et kui sul tekib ükskõik mis küsimus, kirjuta hashtag küsimus ja kirjuta sinna siis oma küsimus. Minu taustatiim nopib siit välja hulga küsimusi, millele ma üritan siis lõpus vastused leida. No kindlasti mitte kõigile, aga nii palju kui võimalik siis vastan ära. Ei ole olemas rumalaid küsimusi. Kui sa oled täiesti alustav tehnik, pane oma küsimused kõik kirja. Võib-olla kui ma siin ei jõua sulle vastata, siis vastan sulle pärast isiklikult. Ja kui sina oled juba töötav tehnik ja vaatad, et mõni küsimus on selline, millele sina oskad juba vastuse anda, siis ole hea, pane sinna chati ka oma kogemused kirja või teadmised, et võib-olla kui mina ei jõua nendele vastata, siis keegi teine saab juba lugeda sinu vastuseid. Ja väga oluline info, jaga seda webinari ka oma Instagrami lehel, tagi MyMagic ja homme täpselt punkt kell 10.00 loosime välja ühe õnneliku kinkekaardi võitja, ehk siis võita on võimalik 20 euro väärtuses kinkekaart MyMagic e-poes või siis Rävala puiestee 19 esinduskaupluses saab seda lunastada. Aga enne, kui me alustame, tahaksin ma kõikide juba praegult liitunud inimeste vahel loosida välja siis meie esimese 25 eurose kinkekaardi, mida saab siis lunastada nii meie esinduspoes, Rävala puiestee 19 kui ka e-poes. Ja meie esimene õnnelik võitja on Merit Vaidem. Ole hea, võta meiega ühendust info@mymagic.ee. Ja kõik, kes on väga kannatlikud, see tund aega mind kuulama, kõikidele jagan siis ka lõpus ühe sooduskoodi, mida te saate lunastada e-poes. Sooduskoodi siis. Aga lähme siis nüüd selle päeva olulisema teema juurde, ehk siis levinumad vead keelküünte ja keellaki paigaldamisel ja hooldamisel. Tegelikult väga palju vigu tehakse just selle vundamendi ülesehitamisel, ehk siis kuidas tegelikult õigesti see naturaalküüs ette valmistada, kuidas küünenahad ette valmistada. Et teate ka kindlasti, et kui maja vundament on halvasti tehtud, siis kukub see maja kokku, tegelikult on sama ka küüntega. Et väga oluline on just see ettevalmistamine. Tänapäeval on nii palju erinevad modelleerimismeetodeid. On polükeelid, akrüülküüned, keelküüned, keellakk, mida iganes kõiksugused modelleerimismeetodid, aga nende ettevalmistamine on täpselt ühesugune. Ehk siis ma tegelikult võib-olla läheks step by step, et kuidas neid küüsi siis tegelikult tegema peaks, just oma kogemuste ja teadmiste põhjal. Ja loodan, et saate siit kasulikke nõuandeid ja nippe. Hakkame algusest peale. Ehk tegelikult väga oluline on naturaalküünte ja nahkade ettevalmistus. Et võib-olla mõni tehnik või tegija
valmistab ette kõigepealt nahad ja siis naturaalküüneplaadi ja tegelikult ei ole seal väga vahet, lihtsalt need mõlemad asjad peab väga hästi ära tegema. Näiteks, kui me alustame küünenahkadest, siis küünenahkasid tuleb töödelda õigesti. Väga paljudel inimestel kasvavad nahad naturaalküüne peale ja väga paljud ei eemalda neid, isegi ei lükka tagasi. Ja siis, kui sa paigaldad sinna peale, kas ma ei tea, keellaki, keelküüne ja mingi hetk ta lööb lahti lihtsalt, küsitakse, et miks see juhtus. Põhjused võib olla mitu, aga üks nendest kindlasti levinum põhjus on küünenahkade halvasti töötlemine. Ja kui sa paigaldad selle sünteetilise materjali sinna küüne peale, millelt sa ei ole eemaldanud nahka, näiteks kui küünenahk kasvabki küüne peale, siis loomulikult lööb sealt see keellakk või keelküüs lahti. Väga oluline on kasutada sellist vedelikku nagu Cuticle Remover, kui küünenahad on väga kaugele kasvanud ja sul on väga raske neid tagasi lükata, siis Cuticle Remover on selline vedelik, mis tegelikult pehmendab küünenahkasid ja laseb sulle hästi kiiresti ja hõlpsalt need nahad tagasi lükata. Lükkamiseks on jällegi mitu erinevat tööriista, näiteks kas siis metallist paatel või apelsinipuust pulk, roosipuust pulk, et neid on tegelikult mitu erinevat ja iga tehnik valib siis endale selle, millega temal on seda kõige mugavam teha. Minu soovitus on algajal võib-olla kasutada seda puidust pulka, et sa ei lükka nii jõuliselt võib-olla seda siis tagasi. Aga töötav tehnik kindlasti võiks kasutada metallist paatlit, ehk siis sa lükkad selle naha ilusti tagasi ja seal tavaliselt selle metallist paatli teisel pool on selline teravam pulk, millega sa saad siis ära eemaldada selle liigse nii-öelda naha sealt juba. Ehk siis Cuticle Remover nahkade peale, kui on nahad väga kinnised, lükkad ilusti tagasi ja soovitan kasutada küünepuuri järgmisena, kui sul on nahad ilusti tagasi lükatud. Kui sa oled nüüd võib-olla kodutegija, võib-olla sul endal ei ole veel küünepuuri soetatud, siis ma tegelikult tuleviku mõistes soovitaksin seda teha, sest küünenahkasid küünepuuriga on hästi-hästi kerge eemaldada. Selleks on väga palju erinevaid teemantotsikuid ja minu isiklik soovitus, mida kusjuures väga paljud isegi töötavad tehnikud ei tee, nad ei vaheta nahkade eemaldamisel pöördeid. Ehk siis igal puuril, enamasti igal puuril on olemas selline nupp, millel sa saad vahetada pöördeid, et sa töötad kas vasakule või paremale. Mina isiklikult alati soovitan töötada poole küüne pealt ühele poole, siis ma vahetan pöörded ja teisele poole. Et see annab sulle võimaluse igale poole nurkadesse hästi ilusti sisse saada. Et ma tean küll, et väga paljud ei õpeta ja ei kasuta seda tehnikat, aga kui sa ühe korra selle ära proovid, siis tegelikult seda on hästi mugav teha, sest väga paljud ei saa just küünenaha äärtesse ilusti sisse ja seda on hea teha just nii-öelda siis pöördeid vahetades. Miks töötaval tehnikul on nii palju otsikuid nahkade jaoks? Sest seal ongi tegelikult erinevad otsikud aparaadimaniküüri jaoks ja lihtsalt siis nii-öelda nahkade eemaldamiseks. Aga mina isiklikult soovitan ka, kui sa kodu siis endale teed, siis võiks olla vähemalt 2 otsikut. Üks selline pisem, millega me eemaldame nahka ja selline pallikene. Et paljud küsivad ka minu käest, et miks seda palli on vaja. Tegelikult see pall poleerib selle naha hästi ilusti ära ja seda on siis pärast, tõesti sa pead tangidega ja kääridega väga vähe üldse midagi tegema. Ja mida rohkem sa tegelikult selle puuriga ära eemaldad, seda parem on. Jälle viga, mida tehakse, kui sa ei oska puuri kasutada, siis ära kohe kellegi võõra peale seda katseta, proovi kas iseenda peale ära või siis tõesti on olemas ka eraldi aparaadimaniküüri koolitused, et siis soovitan just kas või üks töö seal aparaadimaniküüri koolitusel teha. Aga kõige kindlam on alati iseenda peal katsetada. Järgmine küsimus on alati, mis valida, kas küünenahad tangid või käärid. Tegelikult see on jällegi tunde küsimus, et kas sa oled harjunud tegema tangidega või kääridega. Kummaga lihtsam on töötada, on selline minu igapäeva küsimus, et kui tuleb klient poodi näiteks ja ütleb, et ma ei tea nüüd, et kumba valida. Siis tegelikult ongi see, et sa pead ise enda jaoks ära katsetama, kas käärid või tangid. Soovitada siin ma ei oska ühte või teist, see on
täpselt pead ise ära tunnetama, aga ma soovitan tegelikult proovida mõlemad ära. Ja kui sa kääre valid, siis kääridega on ka selline lugu, et seal on hästi palju erinevaid kääre, hästi palju erineva kujuga, et millist just valida. No, kõige parem oleks, kui sa saaks seda kuidagi katsetada, et kui sul on selline võimalus, siis võib-olla kõigepealt ära proovida ja siis valida endale ikkagi soovitus üks kord head osta. Ja muidugi jälgige, et need tangid ja käärid ei kukuks maha. Veel viga, mida tehakse, just alustavad võib-olla tehnikud või kui sa ise endale kodus teed. Kui sul on küünenaha, käärid või tangid, mitte kunagi ei tohi nendega lõigata küüsi. Ja kui sa lõikad kas või paberit või küüsi või mida iganes muud sellega, kui küünenahkasid, siis sa lihtsalt rikud need ära. Et põhimõtteliselt, kui sa tangidega lõikad küüsi, siis ei ole võimalik neid pärast enam kuidagi nahkade jaoks kasutada. Nii, valmistasime õigesti ette naturaalküünenahad või küünenahad ja lähme edasi naturaalküünte juurde. Siin tegelikult tehakse väga palju vigu. Et ka alustavad tehnikud küsivad mu käest, et no, mis ma tegin valesti, et kasutasin kõiki töövahendeid õigesti, siis mina alati küsin, kuidas sa selle naturaalküüne ette valmistasid. Et kui sa tõesti kõiki step by step tooteid kasutasid õigesti, no siis ei ole varianti, et seal midagi lahti lööb. Ainult siis, kui sa ei ole seda naturaalküüsi õigesti ette valmistanud. Väga oluline on õigesti naturaalküüs karestada. Ma ei räägi siin, et me peaksime nüüd minema jõuliselt, ma ei tea, väga tugeva gritiga naturaalküüsi viilima. Ma olen näinud ka olukordi, kus viilitakse naturaalküüs täiesti vereni välja selleks, et arvab, et no sa pidi olema ju ilusti karestatud. Ei, naturaalküüned peavad olema ilusti matistatud, mitte tugevasti karestatud. Igal viilil on üldiselt peal kirjutatud grit ja mida suurem number, seda väiksem karedus. Ehk kui me karestame naturaalküüsi, siis mina soovitan kasutada kas 180, 240 gritti või siis alates sellest 180, mida suuremaks see number läheb, seda väiksem on selle gritt ja sellega võid naturaalküüsi karestada, küünekuju viilida naturaalküünel, et kindlasti mitte minna keelküünte viiliga või 100 näiteks on ülitugev viil naturaalküünte jaoks, et seda kindlasti ära kunagi võtta. Mida suurem number, seda väiksem gritt. Ja loomulikult, kui sa oled viiliga ära karestanud, siis soovitus, kusjuures mida ka väga paljud ei tee, on poleerviiliga üle veel käia, sest viil jätab sellise oma kareduse sinna naturaalküünele. Ja kui sa hakkad paigaldama näiteks aluslakki sinna peale, siis võib tekkida selline olukord, kus sa näed, et nagu oleks liivapaberiga tõmmatud. Et siis kindlasti tõmba selle poleerviiliga veel üle. Kõigepealt siis viiliga ja siis poleerviiliga. Kui sul on uus poleerviil, siis tegelikult sa võid kasutada ka ainult poleerviili, et sa ei pea nüüd selle viiliga seal üle käima. Kasulik nipp või väga tähtis, mida ma ka oma koolitustel alati räägin, ülioluline on karestada naturaalküüne ääred just naha juurest. See on jälle viga, mida väga paljud ei tee. Nad eeldavad, et kui nad on puuriga võib-olla kõik nahad ilusti ära eemaldanud, et siis on kõik ääred ka ilusti karestatud, aga tegelikult on olemas ka sellised nahaotsikud, mis kokkupuutel küüneplaadiga nad hoopis poleerivad selle küüne uuesti läikima. Eks minu soovitus jälle on käia alati üle veel naha ääred küüneplaadi peal. Mitte nüüd naha osa, vaid just küüneplaadi pealne osa. Selleks, et ei tekiks taskuid. See on ka täiesti igapäevane asi, et näiteks alustaval tehnikul ta ei tee seda, klient helistab, et kõik ääred on lahti, et milles võib olla põhjus. Põhjus võibki olla selles, et sa ei ole neid äärilist ilusti karestanud. Et see on hästi oluline tegelikult jätta see meelde, naturaalküüne äär karestada ilusti kas siis poleerviiliga või küüneviiliga ja jälgi, et sa saaksid hästi ilusti sinna nahkade alla sisse, et ei jääks mitte kuskilt läikima. Et muidu ma võin teile garanteerida, et see lööb lihtsalt sealt lahti. Nii, ja kui me oleme need naturaalküüned siis tõesti ilusti ära matistanud, ilusti karestanud, mis on ülioluline veel, mida kusjuures jällegi paljud teevad, nad hakkavad oma näpuga üle tõmbama küüneplaati. Seda jälle ei tohi teha, sest kui sa tõmbad oma küüne või näpuga siit üle küüneplaadi, siis jääb sinna rasvane kiht ja sinna ei jää mitte ükski sünteetiline materjal enam kinni. Et nipp nõuanne ära mitte kunagi kasuta oma käsi selleks, et tolmu pühkida. Selleks on olemas tolmupintsel. Tolmupintsel on meil väga-väga oluline töövahend.
Nii, puhastasime kõik nahast sellest tolmust puhtaks. Nüüd on paljud tehnikud, kes kasutavad küüne puhastamiseks kliinerit. Ma ei ütleks, et see on viga. Ma pigem soovitaksin kasutada alkoholpatja selleks. Ehk siis ma olen küüned ära karestanud, siis paljud tehnikud kasutavad seda kliinerit, aga osa kliinereid tegelikult, kas siis on mingi hetk muutnud koostist, et sa oled kogu aeg neid kasutanud, aga mingi hetk lihtsalt saad aru, et küünepind jääb hoopis läikima. Tegelikult kliiner on mõeldud kleepuva kihi eemaldamiseks ja kui sa eemaldad sellega võib-olla tolmu või rasu küüneplaadi pealt, siis ta paneb selle küüne hoopis läikima ja siis sa pead uuesti hakkama karestama. Ehk siis tegelikult on olemas selline pisikene padjakene, mille nimi on alkoholipadi, tõmba sellega lihtsalt küüneplaat hästi puhtaks, ta tõmbab korraga selle küüne jälle hästi karedaks ja siis sa näed ilusti ära, kus on veel võib-olla nahka vaja lõigata natukene, et selle karestamisega võib-olla on kuskilt midagi lahti veel tulnud. Ja siis olemegi juba valmis, et materjali peale kanda. Nii, alustame siis materjali peale kandmisest. Küünenahad on korras, küüneplaat on ilusti ette valmistatud. Väga oluline etapp jällegi on õigeid kinnitusvedelikke kanda peale. On olemas väga palju erinevaid Nile Prep, Ultra Dry, näiteks meil on selline Ultra Dry, mida me kasutame esimese kihina. Ma räägin, mõnel ettevõttel on ta Nile Prepi nime all, et see on nüüd selline vedelik, mis siis võtab ära kogu rasu ja rasva küüneplaadi pealt, teeb küüne hästi kuivaks. Seda ma soovitan kasutada kindlasti siis, kui käed hästi higistavad. Kui on higistavad käed, siis tihti ka küüneplaat on hästi märg ja lihtsalt kõik materjalid löövad sealt lahti. Kui sa oled küüned õigesti ette valmistanud, Ultra Dry sinna peale pannud, siis ta tõmbab küüne hästi kuivaks. Kõik vedelikud, mis on läbipaistvates pudelites, kuivavad alati õhu käes, et neid ei ole vaja lambi alla panna. Ehk siis Ultra Dry kuivab õhu käes ära, 10 küünele oled ära pannud, oled valmis kasutama kinnitusvedelikku. Kinnitusvedelikku ma soovitan alati kasutada happevaba. Kas ta on siis Ultrabond, on ta Bondex, on ta Bonder, et neid on hästi palju erinevaid nimesid. Siin on mul näiteks Ultrabond, mida meie kasutame. Ja see siis on kinnitusvedelik, ta on happevaba, ta ei söövita naturaalküüsi ja väga paljud alustavad tehnikud ei tea, mida valida ja kui sa valid happevaba, siis ta ei söövita sulle naturaalküüsi ja need naturaalküüned on väga korras ka siis, kui sa küüned pärast eemaldad. Kui sa kasutad sinna alla happelist vedelikku, siis tegelikult materjal püsib seal ülihästi peal, mitte midagi lahti ei löö, aga kui sa eemaldad pärast küüned, siis võib juhtuda selline asi, et küüned on nagu paberid ja hästi rabedad ja neid on vaja väga kaua aega pärast välja kasvatada. Et selle põhjuseks võib tegelikult ka olla see happeline vedelik, mida siin alla kasutasid. Ehk siis lihtsalt minu soovitus on happevabasid kinnitusvedelikke kasutada. Vahet ei ole siis, kas ta on Ultrabond, Bondex, Bonder, mida iganes kõike. Ja muideks veel selline nipp, et kui sul on kodus selline kinnitusvedelik, mis tundub, et ta küll õhu käes kuivab ära, aga jääb hästi märg, et sa näed kohe, et ta ei kuiva nagu niimoodi ära, et ta oleks kuiv. Nad ju kuivavad õhu käes, eks ju. Et kui sul on selline vedelik, mis tõesti jääb hästi märg, osadel on sellised vedelikud, ma tean, et ma olen kuulnud, siis ma soovitan korraks seda lambi alla panna. Selles mõttes, et ta kuivab küll õhu käes, aga ta kuivab kiiremini ära siis seal lambi all. Et kui sa näed, et ta on tõesti märg, siis pane ta korraks lambi alla. Tegelikult õhu käes need läbipaistvates pudelites vedelikud kõik kuivavad siis kuskil 30 sekundit, et kui kauem kuivatad, mitte midagi ei juhtu, lihtsalt vähem ei ole vaja kuivatada. Ja Ultrabondiga on veel selline lugu, et ta kuivab õhu käes ära, aga ta jätab kleepuva kihi ja see on just vajalik selleks, et aluskeel siin hästi kõvasti kinnituks. Aluskeel on ka väga palju erinevaid, on olemas läbipaistvaid, on olemas vedelaid, paksemaid, värvilisi, mida iganes igasuguseid. Et kuidas siis valida seda õiget aluskeeli? No, minu jällegi soovitus on ükskõik, millist aluskeeli sa plaanid kasutada. Näiteks, kui sa tahad kasutada värvilist aluskeeli, siis pane sinna alla alati üks kiht läbipaistvat aluskeeli. See on just soovitus sellepärast, et väga paljudel lööb see kõik värviline naturaalküüneplaadi pealt kohe lahti.
See ei pruugi juhtuda, see võib mõnel kliendil juhtuda ka alles mingi poole aasta pärast, et sa oled tal alati kasutanud lihtsalt, et paned naturaalküüne peale kohe värvilise aluskeeli, aga mingi hetkel lööb lihtsalt lahti ja selle põhjuseks võib olla just see, et naturaalküüs imeb selle värvilise pigmendi küüne sisse ja ta lihtsalt hakkab lahti lööma. Et soovitus kasuta lihtsalt üks õhukene kiht läbipaistvat aluskeeli ja siis juba võta kas värviline keel, kui sa tahad seda teha. Värviliste keelidega tegelikult aluskeelidega, need on ka meil erinevaid, neid on rubber base, on pro base, neid on kõigil on ka erineva nimetusega need, et need on just sellepärast head, et nendega saab tekitada kumerust, et kui sa ei tea, kuidas naturaalküünele kumerust tekitada, siis tegelikult on olemas sellised just need nii-öelda ehitus aluskeellakid. Me nimetame neid niimoodi igapäevakeeles. Nendega saad tekitada naturaalküünele kumerust, nendega saad siis natukene nurkasid parandada. Et kui sa lihtsalt vaatad, et sul on küüned hästi lusikasse, siis just seda kumerust tuleks tekitada just nende aluskeelidega ja värvilistega. Ja muideks värvilise aluskeeli üks väga hea omadus on veel värvi esile tõstmine. Et kui sul on kodus, selle juurde me veel muidugi jõuame nende keellakkide juurde, aga etteruttavalt ütlen, et kui sul on kodus mõni selline lakk, mis võib-olla ei kata või ei ole sellist värvi, nagu sa tahaksid, et ta pudeli seest võtad välja, näed, et ta on neoonroosa, tegelikult küüneplaadi peale pannes on ta läbipaistev, siis tegelikult kasuta alla alati seda värvilist aluskeellakki. Et see toob selle värvi esile. Kui sa paned selle alla ja värvilise laki peale, siis see lakk on täpselt sellist värvi, nagu ta seal pudeli sees on. Nii, oleme siis aluskeelidega kohale jõudnud. Aluskeelid kuivavad ilusti ära ja muideks väga oluline asi veel, mida ma võib-olla siin kordan veel mitu korda, on pöidlad eraldi kuivatada. Seda ka kusjuures väga paljud ei tee, et nad panevad terve käe sisse lambi alla ja siis on see, et pöial ei kuivanud ära. Miks? Sellepärast, et pöidlad ei kuivatata eraldi, et pane pöidlad alati üksinda kuivama. Mina soovitan pöidlad 60 sekundit ära kuivatada ja siis kas paned uuesti terve käe või siis hakkad juba teist kihti panema teistele küüntele, et pöidlad alati üksinda. Ja jälle viga, mida paljud ei tee. Väga paljud ei jälgi, kuidas nende kliendid lambi all neid küüsi hoiavad. Ja kui näiteks sa paned pöidla liiga lähedale ja sul on lamp, millel on sensor, siis ta ei ulatu sensorini ja lamp ei lähe tööle. Et seda ka jälgige, et kliendid hoiaksid ilusti neid pöidlaid seal lambi all, et see sensor põleks või vajuta siis ta nupust põlema. Kui sul on kodus selline lamp, selline pisikene selle keellaki stardika lamp, siis mina soovitan seda lampi niimoodi keerutada siin küüne peal, et hoiad siis pöialt niimoodi eraldi ja siis teisi küüsi ka eraldi niimoodi natuke keerutades. Just sellepärast, et väga oluline on see, kuidas me näppe seal lambi all hoiame ja kui sa hoiad neid hästi koos ja selle väikse lambi all samamoodi, siis need ääred ei kuiva lihtsalt ära. Et proovi nii teha, et sa hoiad kas näppe natukene niimoodi laiemalt, pöidlad eraldi või siis niimoodi keerutad seda lampi. Ja kui suures seda laiemalt hoidmist, seda ma soovitan ka töötaval tehnikul kasutada just klientide puhul. Mõni lihtsalt tuleb ja paneb sul näpud niimoodi, hoiab hästi koos neid ja paneb lihtsalt natukene siia lambi alla, no ta ei kuiva lihtsalt tõesti ära, et siis soovitan, minu soovitus jälle, et need näpud natuke laiemalt hoida, pöidlad eraldi. Nii, ehituskeelid. Ehituskeel on hästi palju erinevaid. Väga paljudel ettevõtetel on lausa, ma ei tea, meil isegi on 18 erinevat ehituskeeli. Miks neid nii palju on? Tegelikult ehituskeelid ju erinevad koostise poolest ja värvi poolest. Et millist siis tõesti valida, kuna need on tõesti nii palju, siis tegelikult väga hea soovitus on võib-olla kõigepealt küsi testrit. Et ka meie jagame testrid, et kui keegi tellib, ma ei tea, kaupa, siis kirjutab sinna kommentaari, et palun, kas sul oleks mulle pakkuda, ma ei tea, Milky Glitter testrit näiteks, siis me paneme alati, kui meil on olemas laos, siis me alati paneme kaasa. Et üldiselt ikkagi üritame alati kaasa panna. Kui teda just ei ole, siis loomulikult me siis seda panna ei saa. Aga küsi testrit, saaksid ära katsetada ja minu soovitus jälle katseta uut ehituskeeli alati 10 küünel. Võib juhtuda nii, et sa paned ühele küünel ära ja siis mõtled, ei, see mulle ei sobi, ta on liiga vedel, ta on liiga paks, ta ei valgu, mida iganes on ja. Aga kui sa oled 10. küüne juurde juba jõudnud, siis ütled, maailma parim ehituskeel üldse. Et tegelikult pead sa seda katsetama ja jälle soovitus, tee seda enda küünte peal. Või siis mõne, ma ei tea, sõbranna või ema või õe peal ja kellegi peal siis
kes on sulle tuttav inimene, et mitte siis kohe võib-olla uuele kliendile seda proovida, kui sa ei ole sellega harjunud, kui sa ei tea, kuidas ta reageerib ja nii edasi. Aga tõesti, kuidas siis võib-olla valida seda õiget ehituskeeli? Ja kusjuures väga paljud sellised pikaajalised tehnikud, nad ei julge vahetada ehituskeeli, et mõni ütlebki, et jaa, okei, et ma olen kuulnud, et võiks proovida seda või teist, aga et ma ei julge, sest ma olen kindel sellele. Kui sa oled kindel, siis loomulikult, aga mina alati soovitan, et proovi ikkagi ja katseta neid teisi ka, et tegelikult täna on turul nii palju erinevaid värve, nii palju erineva koostisega, et lihtsalt on juba katsetamise mõttes ma isiklikult näiteks alati hästi katsetasin ja vaatasin ja proovisin ja mis mulle siis nii-öelda, võib-olla mõni teine ehituskeel hakkab sulle palju rohkem meeldima kui see, millega sa siiani töötanud oled. Aga kui sa oled näiteks alustav tehnik või kui sa teed iseendale küüsi, selline igapäeva küsimus on, et millist keeli ma peaksin siis endale valima. Ma tahan natukene küüsi pikendada, samas mitte väga pikki. Et kui sa ei taha nüüd neid väga pikki stiletosid ehitada, tahad natukene võib-olla šabloonide peal ehitada, siis mina soovitan valida alati värviline ehituskeel, kas ta on siis roosa, kamuflaaž, ma ei tea, mingi virsiku värvi. Miks just värviline? Sellepärast, et kui sa hakkad šablooni peale panema või isegi naturaalküüne peale panema, siis sa näed, kus see keel on. Kui sa oled alustav tehnik ja sa ei näe, kus see keel on, näiteks kasutad läbipaistvat ehituskeeli, siis lihtsalt võib ta valguda või jääb sul mingi koht tegemata. Et soovitus lihtsalt kasutada värvilist ehituskeeli. Väga paljud kasutavad paberist šabloone. Ma ei ütleks, et see on viga, aga pigem soovituslik on kasutada jällegi läbipaistvat šabloone, kui sa kasutad peale värvilist ehituskeeli. Miks? Värvilise ehituskeeli puhul ei kuiva paberist šablooniga küüne vaba serv ilusti ära lambi all. Sa peaksid kuivatama siis niipidi ja ka teistpidi. Sest mul on tulnud ka selliseid õpilasi ja ütleb, et ma ei tea, et mis värk on, et kuivatan ilusti ära, aga võtan siis šabloonide alt ära ja nad on ikkagi nagu märjad. Ja tegelikult võibki põhjus olla selles, et selle läbi paberi ta lihtsalt ei kuivata ilusti. Et paned läbipaistva šablooni, siis ei ole seda muret, et ta kuskilt ära ei kuivaks. Läbipaistev šabloon, värviline ehituskeel, jällegi minu soovituslik. Kui sul on sellised väga rasked küüned, näiteks kas sinul või sul kliendil on ju, et mitte midagi peale ei püsi, siis ma soovitaks proovida fiiberglasstükkidega ehituskeeli, mis on tavaliselt, nad on sellised paksema koostisega, näiteks meil on glasskeel või pink glasskeel, et nad on fiiberglasstükkidega ja nad hoiavad hästi kõvasti aluskeeli külge ennast. Et sa paned nad ära, nad on küll läbipaistvad ja paksema koostisega, aga nad kinnituvad väga kõvasti naturaalküüne selle keellaki külge, aluskeeli külge ja nad ei tule sealt ära. Soovituslik jälle siis fiiberglasstükkidega ehituskeel, kui on sellised küüned, mille peal mitte midagi ei püsi. Et kuidas nüüd seda õiget valida? Igaüks valibki selle, mis talle meeldib, aga vali siis värvi järgi, vali koostise järgi. Mida veel tehakse? Selline võib-olla, ma jälle ei ütle, et see viga oleks, aga kui näiteks klient ütleb, et ta tahab prantsuse maniküüri saada, siis paljud ehitavad läbipaistva ehituskeeliga üles, siis hakkavad värvilist aluskeeli sinna alla panema selleks, et see nii-öelda prantslane sinna peale teha. Minu soovitus on jälle võtta kohe värviline ehituskeel, ehk siis kas nude, kamuflaaž või roosa, oleneb, mis värvi see klient tahab seda põhja sinna alla saada, ehitad sellega ülesse ja siis lihtsalt värvid selle prantslase sinna peale. Hoiad aega kokku ja oma energiat kokku ja kliendil on ilus küüneplaat kohe. Miks siis selle tavaliselt töötaval küünetehnikul on mitu ehituskeeli sahtlis? Just sellepärast, et ta kasutab erinevatel klientidel erineva koostisega ja värviga ehituskeele. Et mõni teebki sahtli lahti ja tal on, ma ei tea, 5 erinevat ehituskeeli ja siis klient küsib, et milleks sulle nii palju, et siis on selline tehnik tavaliselt vastabki, et ma tean, mida sulle peale panna, et osadel klientidel, kes teebki ainult näiteks prantslast, siis ma teangi, et ma kasutan tal ainult nude'i või kamuflaaži ehituskeeli. Nii, lähme värvimise juurde. Tegelikult värvimine on võib-olla üks kõige sellisem problemaatilisem teema üldse. Et kui sa oled need küüned ette valmistunud, nahad korda teinud, alus, kinnitid peale pannud, kõik ära teinud ja lõpuks oled sa selle küüne hästi ilusaks saanud ja sa hakkad värvima.
siis väga paljudel isegi töötavatel tehnikutel on erinevaid värve väga keeruline raske peale kanda. Ja siin ma tahaksingi võib-olla anda erinevaid nippe või nõuandeid, kuidas siis ühte või teist värvi peale kanda. Värve on hästi palju, ehk siis on olemas erineva efektiga, erineva koostisega, just ma räägin keellakkidest, eks ju. Et kuidas siis näiteks kanda peale sädelevaid toone. Sädelevad toonid on kõige lollikindlamad. Kui sa oled alustav tehnik, sul on raske pastelseid toone peale kanda, siis mina soovitan alati katseta kõigepealt sädelevate toonidega, neid on väga kerge peale kanda. Ja kusjuures väga hea nipp on kasutada ovaalset pintslit, et sa tõmbata peale. Sädelevad keellakid on üldiselt natukene paksema koostisega kui pastelsed toonid. Ehk siis sa tõmbata peale ära ja kui sa näed, et selle võib-olla keellaki pintsliga on teda natukene raske sul peale kanda, siis on olemas ovaalne tavalise ehituskeeli pintsel, aga ma ei soovita nüüd kasutada nüüd ehituskeeli pintslit selleks, vaid soeta endale kindlasti 2 erinevat pintslit. Üks on ehituskeeli jaoks, kui sa seda kasutad, ja teine on siis värvide jaoks. Ehk siis sa võtad sädeleva keellaki jaoks täiesti oma pintsli ja teed ilusti selle pintsliga kõigepealt panid siis tavalise keellaki pintsliga sinna peale ja ovaalse pintsliga tõmbata laiali. Väga hea nipp on veel, kusjuures mida jällegi paljud tehnikud ei kasuta ja ei õpetata kasutama, on peenike pintsel. Peenikese pintsliga saad sa väga hästi just küünenaha ääred ilusti ära teha. Ehk siis sa panid selle sädeleva tooni peale, kasutasid ovaalset pintslit ja peale siis veel tõmbasid selle peenikese pintsliga. Peenikest pintslit tegelikult enamus küünetehnikuid kasutavad alati. Ükskõik, mis koostisega keellakke sa sinna peale kannad, mitte ainult sädelevaid, vaid ka kõiki teisi. Ehk siis jälle nipp, et kui sul on tavaliselt keellakid kodus ja sul ei ole peenikest pintslit ja sa ei saa mitte kuidagi sinna nahkade äärde, eriti probleemne on see veel alustaval tehnikul, või kui sa ise endale kodus küüsida, et siis kindlasti soeta endale üks peenike pintsel, millega saad ilusti äärtesse minna. See on selline tõesti väga hea abivahend. Siis soovitan peenikest pintslit või üldse pintsleid puhastada alati kuiva vatipadjaga. Ma tean, et jällegi mitte viga, aga paljud teevad seda kas siis atsetooniga või kliineriga, puhastavad need karvad ära ja mingi hetk on need pintslid sellised. Et selleks, et see pintsel kauem säiliks, kindlasti kuiva vatipadjaga, sellepärast ma just ütlesingi, et ehituskeelil peaks olema oma pintsel ja sädelevatel toonidel oma pintsel, et ei oleks sellist olukorda, et võib-olla sul mingi sädelev tükk jääb pärast sulle ehituskeeli sisse. Ehk siis 2 pintslit ja kuivatame neid kuiva vatipadjaga. Väga oluline jälle, kui sul on pintslid, kui sul on keelid või ükskõik mis teine vahend, mis kuivab tegelikult UV-lambi all, mitte kunagi ei tohi neid jätta päikse kätte. Kusjuures jällegi, kes kodus endale küüsi teevad, võib-olla ei tea seda, et ei ole mõtet minna suvel terrassi peale endale küüsi tegema, siis kõik pintslid kivistuvad kohe, kõik keelid kivistuvad kohe, ära jätta neid mitte kuhugile akna peale, et nad tõesti, kui sul on ehituskeel näiteks lahti keeratud ja sa sealt võtad seda samal hetkel ja päike paistab sisse, siis tegelikult need kivistuvad väga kiiresti. Ja pintslid samamoodi, et kui sa endale pintslit ostad, siis vaata, et oleks korgiga pintsel. Et sa tegid töö ära, panid korgi peale ja ta on sul jällegi kindlas kohas ja üldse soovitan kõiki asju hoida sahtlis. Ehk siis, kui sa töö ära lõpetasid, pane sahtlisse. Mitte ühtegi asja ära jätta laua peal lahtiselt. Näiteks, kui sa teed ka mingisugused näidiseid laua peal ja tükk aega põleb võib-olla laualamp sul laua peal, siis võib ka juhtuda see asi, et tekivad koorikud sinna peale, purkide peale või kui sul on nad kaua aega lahti, et siis see ka laualamp natukene kuivatab ja kivistab neid. Seda ka jälgige. Nii, aga räägime pastelsetest toonidest. Pastelsed toonid on kõige kapriissemad toonid üldse. Mulle tõesti võib-olla mitte öelda, et igapäevaselt küsitakse selliseid küsimusi, et miks pastelline toon ei kata, miks jääb ta laiguline, miks hakkab ta kobrutama. Tõesti selline väga igapäevane teema. Tegelikult pastelseid toone, eriti kui sa teed ise endale kodus küüsi, on see probleem, et kantakse peale oma võttega. Pastelseid toone kannad siis peale niimoodi, et sa pead natukene teda lükkama, seda värvi siia naha äärde ja väga järsu liigutusega tõmbama ta üle küüne ära. Ehk siis mitte sa ei vajuta siia küüneplaadi peale ja ei tõmba teda, vaid
sa lükkasid natukene naha äärde ja järsu liigutusega peaaegu mitte vastu minnes tõmbad selle üle ääre. Viga, mida tehakse, kui sa hakkad tõmbama seda siia ääre poole, siis väga paljud jäävad ääre peal seisma. Ja siis tekib selline olukord, kus sul on värv ja otsa peal on seda värvi väga palju. Hästi oluline on tõmmata värv üle ääre. Isegi kui sul on võib-olla sellised ülilühikesed küüned, siis katsu ikkagi see tõmmata üle ääre, sest ääre pealt seda üleliigset keeli või värvi on väga lihtne eemaldada. Aga kui ta jääb sulle sinna küüne peale plörtsuna ja lambi all ära kuivab, siis kujutate ette, kui sa külje pealt vaatad, on selline plörts seal otsa peal. Ehk siis pastellset toone kandsime peale lükates naha äärde ja hästi järsult tõmmates üle küüneserva. Kõik pastellsed, ma ei tea, helekollased, helesinised, nad tegelikult katavad kõik väga hästi, lihtsalt tuleb osata neid peale kanda. Ja loomulikult ülikapriisne toon on valge. Et kui sa valget paned peale ja valge jääb laiguline, valget ei tohi mitte kunagi panna paksult. Kõiki heledaid toone, eks ma ei tea, helekollane, helesinine, nendel ei ole nii palju pigmenti ja kui sa teda natukene paksemalt paned, siis tavaliselt ei juhtu mitte midagi. Jällegi on oluline siin lamp, et kui sul on selline lamp, mis tõesti ei kuivata hästi, siis mina soovitan lihtsalt lamp välja vahetada. Aga valge, must, kõik tumedad toonid, neid tuleb alati kanda peale õhukeste kihtidena. Ja kui sa näed, et valge on laiguline, siis valget samamoodi kantakse peale nagu kõiki teisi pastellseid toone. Lükkad, järsku tõmbad, aga teda ei tohi panna paksult lihtsalt. Miks hakkavad värvid kobrutama? Kõige levinum probleem just sellepärast, et sa paned värvi liiga paksult. Pane värvi õhukeste kihtidena, selle minu võttega, mida ma just rääkisin sulle lükates ja järsult tõmmates ja need värvid ei kobruta. Ja oluline on veel ilusti lambi all hoida näppe. Ehk siis, kui sul pöidla peal ei kuiva ära must värv, siis see tähendab seda, et sa ei ole pöidlaid ilusti kuivatanud lambi all, et pead kuivatama kõiki küüsi ja pöidlaid eraldi. Et see nipp, millest ma enne rääkisin. Ehk siis, miks kobrutavad? Liiga paksult paneme värvi, liiga vähe kuivatame lambi all. Väga paljud tehnikud töötavad kiiresti ja näiteks sa paneb sinna peale musta värvi. Pani ühele küünele ära, klient pani lambi alla, siis ta pani teisele küünele ära ja ta tegi seda liiga kiiresti ja ta võttis eelmise käe juba välja ja sa näed, et tekib selline kobrutav kiht siia peale. See tekib just sellepärast, et sa kuivatasid seda lampi all liiga vähe. Ehk siis kõiki küüsi ma soovitaksin kuskil ütleme, kui on tugev lamp, siis 10–15 sekundit vähemalt kuivatada esimese kihina, siis ei teki seda kobrutust sinna peale. Kui sul on selline lahjem lamp, siis kindlasti kauem kuivatada. Mida väiksemate vattidega lamp, seda kauem tuleb kõiki neid etappe, kõiki tooteid lambi all kuivatada. Kui sul on tõesti 96 vatti lamp, siis need asjad kuivavad seal helikiirusel, et siis võid sa seda kiiresti teha. Aga kui on näiteks 6 vatti lamp, siis kuivatab pigem kauem. Ehk siis kobrutavad nad just sellepärast, et paneme liiga paksult või kuivatame vähe. Laigulised jäävad nad just sellepärast, et me ei kata neid niimoodi, nagu peaks katma pastellseid toone. Proovi seda võtet, ehk siis sa lükkad, tõmbad üle ääre ja peenikese pintsliga katad siis ääred ära. Ja veel mida paljud ei tee, kui nad hakkavad peenikese pintsliga pastellseid toone äärtes tegema, siis nad ei võta värvi juurde. Et seda ka vaata, et võtad värvi juurde, et ei tekiks sellist nii-öelda läbipaistvat ranti sinna naha äärde. Võtsid värvi juurde, kandsid ilusti ääred ära ja lampi. Oluline on jälle jälgiga, et sa ei võta seda värvi jälle liiga palju. Kui seda liiga palju võtad, siis ta valgub sul kõikide nahkade peale. Et lihtsalt pead sa ära katsetama selle. Valged on väga kapriissed, mustad on väga kapriissed, kõik tumedad toonid on väga kapriissed, et neid kuivatad rohkem, neid lakid õhemate kihtidena. Ja muidugi on olemas ju selliseid väga nii-öelda efektvärve, aga meil on olemas väga palju erinevaid efektvärve, et kui sa näedki, et see, ma ei tea, ei tundu, et see kuidagi, ma ei tea, kataks näiteks, siis kindlasti kasuta alla kas siis seda, mis ma enne juba näitasin, on ju, värvilist aluslakki või lihtsalt kasuta seda efektvärvi teiste lakkide peal. Meil on üks toon, näiteks 156 on selline sädelev valge, et kui sa peale kannatada näiteks erkroosale, siis see erkroosa jääb lihtsalt sädelev. Et sa pead ise katsetama, et kui sul on selliseid värve, mis tõesti nagu näed, et ta nagu midagi teeks, aga samas ei tee, siis proovi tipi peal ära, et pane mingisugusele värvile lihtsalt peale, vaata, mida ta teeb, kuidas ta muudab seda värvi. Nii, saime ilusti küüned ära lakitud, pealiskeel.
tegelikult pealiskeel on, ütleme nii, et kui sa oled kõik perfektselt ära teinud, siis pealiskeeliga on sul võimalik kõik veel ära rikkuda. Tänapäeval on muidugi väga levinud või enamus küünetehnikud võiks öelda, kasutavad juba pealiskeeli, millel ei ole kleepot kihti, eks näiteks FlexiGloss. Et meil on ka neid erinevaid, FlexiGloss on siin läbipaistev, neid on olemas erinevate efektidega, erinevate sädelustega, kõiksuguseid erinevaid pealiskeele, millel ei ole kleepot kihti. Aga siiski on olemas ka pealiskeelid, millel tegelikult on kleepuv kiht, näiteks nagu Biosoft Gloss on meil, aga kindlasti teistel on olemas ka pealiskeelid, millel on kleepuv kiht. Et siis, kui sa pealiskeeli nüüd endale soetad, siis kindlasti, kas sa siis loed enne seda kasutusjuhendit või siis sa küsid müüja käest, et kas ta on kleepuva kihita või kleepuva kihiga. Ehk siis, kui ta on kleepuva kihiga, siis see tähendab lihtsalt seda, et sa peale kuivatamist pead kindlasti kleepuva kihi kliineriga eemaldama. Et võib-olla mõni mõtleb, et issand, et mis ajastul ma siin olen ja räägin sellest, aga tegelikult on väga paljudel veel need kleepuva kihiga pealiskeelid, et seda kindlasti jälgi, et kumma sa ostad endale, kas kleepuva kihiga või kleepuva kihita. Ehk kleepuva kihita pealiskeel tähendab seda, et kuivatasid lambi all ära, klient on valmis lahkuma, aga kleepuva kihiga pead sa siis eemaldama kleepuva kihi veel sealt. Nii, kuidas me paneme peale pealiskeeli? Selline väga võib-olla kõige suurem viga, mis võib juhtuda pealiskeeli peale kandmisel, et küüneplaat jääb selline kas mullitav, sa tõmbasid pealiskeeli peale, sa näed, et sellised nagu rasvamullid on seal küüne peal. See võib olla põhjus, selle põhjus võib olla see, et sa oled kuidagi läinud vastu küüneplaati, kui näiteks on küüs ära värvitud, võib-olla oled sa millegiga vastu läinud kogemata ja on jäänud sinna rasvane kiht. Või teine variant, näiteks kui sul on pealiskeel väga kaua aega seisnud sahtlis, võib tekkida see olukord, kusjuures see on värvidega samamoodi, et kui sul mingi värv on hästi kaua aega seisnud ja sa võtad välja, jääb selline nagu veits nagu õline kiht sinna peale, siis ma ei ütle, et see on halvaks läinud, lihtsalt loksuta seda pudelit, et võta see kätte ja loksuta teda natukene, et see pigment sealt välja tuleks. No läbipaistval pealiskeelil seda pigmenti küll ei ole, aga võib juhtuda see olukord, et mõnel pealiskeelil on sellised õlised koostisosad ja ta lihtsalt jätab selle õlise kihi üles, kui sa ei ole teda nüüd igapäevaselt kasutanud, et ta on sul seisnud seal tükk aega. Eks loksuta läbi, pane peale ja väga oluline jälle on üle serva tõmmata. Et kui sa jälle pealiskeelini, nagu ma värvi puhul rääkisin, et jätad otsa, siis võib ots jääda paks. Ehk siis sa pead tõmbama üle ääred ära katma, et ei jääks sinna paksu kihti. Mis on veel hea, väga paljude pealiskeelidega saad sa tekitada veel kumerust. Näiteks kui sa avastad, et oi, et kuskil on jäänud lohud. Seda tavaliselt juhtub keellakkide puhul, et kui sa oled keellaki ära paigaldanud, vaatad, et tahaks natukene kumerust kuhugile juurde, siis ära karda, pealiskeelidega saa ka seda teha. Aga mida mina soovitan, küsi igaks juhuks, kui sa kasutad mingit teist pealiskeeli, et küsi müüja käest, et kas seda võib ka paksemalt peale kanda. Et osa pealiskeeli on sellised, mida võid ainult õhukeselt panna, kui sa lihtsalt paned teda paksemalt, siis ta läheb katki. Näiteks klient lööb kuskile küüned ära ja ta tekitab mõrad lihtsalt. Selle Flexi puhul ma võin teile öelda, et te võite teda panna nii paksult, kui tahate, lihtsalt vaadake, et ta ei valguks nahkade peale. Et kui ta sul ikkagi nahkade peale kuskil ära valgub, siis on jama majas, siis sa pead hakkama pärast puurima, viilima, et saada need küüned kõik jälle korda. Ehk siis, nagu ma ütlesin, et pealiskeeliga võib ka kõik ära rikkuda, siis tegelikult, kui sa teda liiga palju ujutad, siis võibki juhtuda, et ta ujub sul igal pool laiali ja me peame hakkama oma tööd tegema otsast peale. Pealiskeeli kantakse peale mitte väga õhukeselt ja mitte väga paksult. Kui sa paned teda väga paksult peale, siis ta valgub. Kui sa paned teda väga õhukeselt peale, siis ma võin julgelt öelda, et enamus teist on olnud olukorras, kus sa näed, et tekivad sellised nagu pikud riibud siia sisse. See ongi sellest, et sa paned liiga õhukeselt pealiskeeli. Ehk siis, kui sa ei märka seda kohe võib-olla, et klient kuivatab lambi all käed ära, siis sa vaatad, et enne õli panekut, et oi, et nii imelik, et siin peal on nagu sellised imelikud triibud. Siis tegelikult on see sellest, et sa panid liiga õhukeselt pealiskeeli. Et kuidas seda parandada, võtad lihtsalt poleerviili, hästi õrnalt teed ta karedaks, sest kõik materjalid kinnituvad kas karedale küünele või kleepuvale kihile. Et kui sa kasutad pealiskeeli, millel ei ole kleepuvat kihti ja tahad pärast panna veel ühte kihti pealiskeeli peale, siis need kihid ei haaku oma vahel. Ja see tähendabki seda, et võib juhtuda see, et lähevad katki küüned. Et kui juhtub olukord, kus on pikki triibud peal, karestad õrnalt ära, tõmbad
uuesti pealiskeeli peale. Ehk siis jälgi, et pealiskeeli paned peale natukene paksemalt, mitte ujutades ja mitte väga õhukeselt. Ja jällegi tõmbad üle serva, mitte ei jää serva peale seisma. Oluline on pealiskeel väga hästi ära kuivatada. Ehk siis kindlasti kasutusjuhendist loe, kui kaua pealiskeeli kuivatada. Mina ka alati ütlen, et pealiskeel kuivab 60 kuni 120 sekundit. Et miks see selline vahe on just lampide pärast. Et osa kasutavad väga võimsaid lampe ja 60 sekundit, okei, piisab. Aga teised, kes kasutavad võib-olla neid väikseid, millest ma rääkisin, need LED-lambid väiksed, siis kindlasti kuivata 2 minutit. Ja vaata, et kõik ääred oleksid ilusti kuivad. Sellepärast ma soovitan ka siis lõpus just panna käed natukene laiemalt sisse ja pöidlad eraldi. Eks mina üldse tavaliselt soovitan nii, et pane pöidlad ära 60 sekundit, see on just pealiskeeliga kindlasti, ja terve käsi veel 60 sekundit sisse, natukene laiemalt, siis ei ole ohtu, et kuskilt midagi ära ei kuiva. Kui ta ei kuiva ka siis ära nende külgede pealt, kui sa oled natuke laiemalt näppe sees hoidnud, siis vaata kindlasti lambi sisse, et kõik pirnid töötaksid. See on ka selline asi, mida tegelikult väga paljud tehnikud ei pane alguses tähele, siis mõtlevad, miks midagi ära ei kuiva. Et siis vaata lihtsalt, et pirnid põleksid ilusti. Et tänapäeva lampidel on LED-tulukesed seal sees ja võib juhtuda, et osa on sul ära kustunud, üks pool küüsi kuivab ära, teine pool ei kuiva, et siis on see põhjus selles, et lambi pirnd ei põle. Ehk siis pealiskeeli jälgi, et kuivatad lõpuni 60 kuni 120 sekundit. Ma ei usu, et mõni pealiskeel enam kauem vajab seda lampi, aga kuni 120 sekundit. Ja mida tehakse veel? Kui klient võtab lambi all käed välja, siis öeldakse, et nii, mine ruttu, pese käed nüüd ära, ma panen ruttu sulle õli peale ja nägemist. Tegelikult peaks tegema niimoodi, et kui klient võtab käed välja lambi alt, siis sa lased tal kuni 15 sekundit jahtuda. See jahtumisprotsess on tegelikult hästi oluline just selleks, et see pealiskeel jääks väga läikiv. Ehk siis sa jahutasid ära, siis sa vaatad üle võib-olla, kas on kuskilt midagi üle ääre läinud, on vaja veel midagi viilida või korrigeerida. Kui seda teha ei ole vaja, siis sa lased kliendil käed ära pesta ja juba jõuad siis küünenahkade, ma ei tea, erinevate õlide peale kandmisele, kätte kreemi peale kandmisele, et see on siis selline juba viimane protseduur. Ja mina kusjuures alati soovitan tee kliendile kätte massaažiga lõpus. Et kui sa oled kõik ära teinud, siis väga paljud tehnikud seda ei tee. Hoiavad oma aega kokku, ma ei tea, kes ei viitsi, kes ei taha, aga see annab kliendile lisaväärtust. Ehk siis miks ta tahab suurde tagasi tulla, üks võib-olla põhjustest on, et sa teed talle pärast talle kätte massaaži. Võib-olla sinu jaoks võtab see lisa 5 minutit, võib-olla vähem, aga kliendi jaoks annab see nii mõnusa tunde, et ma lähen selle hea tundega nüüd sinu juurest ära. Ehk siis lõpus on väga oluline küünenähaõlid ja kätte kreemid. Õlide puhul jälle jälgi, et kui sa teed prantslast või mingeid väga heledaid toone, siis ma ei soovita kasutada väga tumedaid õlisid. Näiteks on olemas kas Red Apple või Cherry, need võivad natukene värvida seda keellakki pärast. Et seda jälgi, et oleksid heledamad toonid õlisid, et sellepärast ka tehnikul on tavaliselt mitu õli, need on lõhnavad erinevalt või näiteks need luksuriõlid, nad on sellise hea lõhnaga ja nad on läbipaistvad, et nad kindlasti ei tekita seda olukorda, et midagi määrduks kuskil. Et määrivad üldiselt ainult väga tumedad õlid, just sellised tumeroosad või tumepunased. Et vali lihtsalt siis selliste heledamate toonide puhul midagi heledamat. Nii, pealiskeel sai pandud, õli sai pandud, kreem sai tehtud. Ehk siis küüned on nüüd perfektselt valmis. Et ma võtaks nüüd võib-olla mõned küsimused. Ma näen, et need küsimusi on siin väga palju tulnud. Et mõned küsimused siis, millele ma võib-olla jõuaksin siin vastata. Nii. Näiteks, kas base scale ja rubber base on samad või tuleks kasutada eraldi kihtidena ikka? Tairi küsib siin. Tegelikult rubber base ja näiteks pro base on 2 erinevat toodet selle poolest, et rubber base on kummiam toode ja pro base on, ma ütleks, mitte nii kummias. Et tegelikult erinevad nad just selle poolest, koostise poolest, aga täidavad nad mõlemad ühte ja sama ülesannet. Mõlemad ma ei soovita kasutada, pointi pole lihtsalt. Mida mina soovitan nii rubber base'i puhul kui ka pro base'i puhul on kasutada alla just näiteks hübriid base'i ehk siis vedelat aluskeeli. Et nagu ma enne juba rääkisin, et kui sa kasutad
värvilist aluskeeli, siis nii rubber base'i kui ka pro base'i, builder base'i, mis iganes selle nimi on, alla kasuta üks õhukene kiht läbipaistvat keeli. Aga rubber base ja pro base'i kõige suurem vahe ongi koostise vahe, ehk siis üks on selline kummiam ja teine ei ole nii kummias. Seda kõige rohkem sa märkad hoolduse ajal. Kui klient tuleb hooldusesse, sa hakkad maha viilima, siis saad kohe aru, et tegemist on rubber base'iga, siis ta tuleb maha nagu veits kummitükid ja eritab sellist natuke kummilõhna. Et minu soovitus on kasutada kas builder base, pro base, rubber base'i tasemel just sellepärast, et neid on kergem hooldada. Püsivad nad mõlemad sama hästi, et kes mida kasutab, et see on täitsa teie enda, mida te ise soovita. Nii, küsimus, kas bonder ja primer on sama või kasutada mõlemat? No see on ka selline kõige levinum küsimus suht iga päev. Liisa-Maria küsib siin seda. Mina isiklikult ei soovita kasutada mõlemat. Mina soovitan kasutada ainult bonderit, ultrabondi või bondexit. Primer pigem on selline pigem kuivab lambi all ja happeline, et neid on ka erinevaid muidugi, aga kui minna sellise kindla peale välja, siis lihtsalt kasuta bonderit. Ei ole mõtet mõlemat kasutada, et kasuta bonderit ja pigem ma soovitaksin sinna bonderi alla kasutada just kas Nile Prep'i või Ultra Dry'd. Et mitte siis kasutada mõlemat, kas bonderit ja seda primerit. Küsimus, mitme vattine lamp on kõige parem, et siin ma olen ka vastanud nendele küsimustele tegelikult juba kaudselt, et mida suurem number vatte, seda parem on. Lihtsalt, mis on oluline, meil on ka olemas 6-vattiseid lampe, on 56-seid lampe, on 96-seid lampe. Kui sa oled ikkagi töötav tehnika, tahad kiiresti töötada, siis ma soovitan alati võtta kõige suurem number. Ta kuivatab väga kiiresti. Näiteks 96 lambil tavaliselt on peegelpõhjad ja nad väga kiiresti kuivatavad. Hea on ta sellepärast, et kui sa panedki näiteks värvi, millel on hästi kõva pigmendisisaldus, siis selle 6-vattisega sa siin keerutad ja kuivatad 2 minutit ja võib juhtuda see, et ta ei kuiva lihtsalt ilusti ära. Et mida suurem vatt, seda paremini kuivab. Et seda lihtsalt jälgige. Et kui sa nüüd ise endale kodus teed, siis võib-olla sa ei pea soetama kohe seda professionaalset lampi, aga kui sul on olemas kodus väikene keellaki stardika lamp, siis mingi hetk ma soovitan lihtsalt selline natuke suurem lamp endale osta. Et sellega lihtsalt mugav on teha. Et milline nüüd parem või halvem on, lihtsalt kuivamise vahe on siin. Nii, kas ennem keellaki panemist viilite keeli ülemist kihti ilusti ära, kas terve küünte plaadi viilite või ainult küünte vaba ääre? Siin on jälle küsimus, et Linda küsib seda siis, et kui me paigaldame ainult keellakki, siis loomulikult me ei viili mitte midagi. Kui sa nüüd tahad keellakki värvile alla kasutada värvilist ehituskeeli, näiteks nagu rubberit või pro base'i, siis võid sa kleepuva kihi pärast seda kihti eemaldada ja loomulikult natukene karestada või viilida. Sellepärast, et võib-olla mingisse kohta valgub, sa paned liiga palju, küljed valguvad ära. Et kui sa näed, et midagi on valgunud, siis kindlasti pigem viili ja siis pane lakk peale. Aga me viilime alati üle terve küüne. Selles mõttes, et sa ei saa viilida ainult naha äärseid ära või ainult külgi ära ja siis peale panna tervele küünele värvi, sellepärast, et siis ei kinnitu värv enam sinna küünele, kui sa oled talt kleepukihi eemaldanud. Ehk siis karestame kogu pinna, vahet ei ole, kas me teeme siis keelküüsi või keellakki vajab viilimist, et ikkagi terve pind tuleb ära karestada, kas siis poleerviiliga või siis küüneviiliga. Kui me teeme muidugi keelküüsi, siis peale keeli modelleerimist me alati viilime. Ma tean võib-olla 1-2 inimest siin maailmas, kes teeb nii perfektselt, et ei vaja enam seda viilimist. Aga viilime terve küüneplaadi ära, poleerviiliga ilusti see viilikaredus ära ja juba värv. Et ikkagi kõik keellakid, kõik kihid kinnituvad ainult kleepuvale või karedale pinnale. Kas kleepuvat kihti võib eemaldada testvahendiga? Tegelikult võib. Muidugi kindlam on seda teha kliineriga, nagu ma enne ütlesin. Kui sul on selline testvahend, mis eemaldab kleepuvat kihti, siis sa võid seda ka teha. Jälle soovitan lihtsalt katseta ära. Kui ta võtab kleepuva kihi maha, ta ei tee küüsi
ma ei tea, tuhmiks kuidagi, siis loomulikult võid sa seda teha. Kindlam on alati ikkagi kasutada seda vahendit, mis on selle jaoks mõeldud. Ehk siis nail cleaner tegelikult on mõeldud selleks, et kleepot kihti eemaldada. Kas värvida vaba serva ots või mitte? Kindlasti jaa. Kui sul ikkagi, kui sa vaatad küüsi, siis niimoodi otsesid ja sul on kõik küüneääred on värvimata ja valged, see ei ole lihtsalt ilus vaatepilt ja ta võib hakata lahti lööma. Et väga oluline keellaki puhul ja üldse värvimise puhul on katta värviga kõik ääred, nahaääred ja vaba serva ääred. Ja minu väga siiras soovitus on teil veel keellaki puhul, et miks võiks kõik endale ka küünepuurid mingi hetk soetada, on just sellepärast, et küünealuseid ei saa mitte kuidagi teistmoodi puhtaks kui ainult küünepuuriga. Ja kui sa paigaldad keellakki näiteks, siis väga paljudel on selline probleem, et keellakk lööb just otsast lahti. See on sellepärast, et me ei kata selle värviga ja pealiskeeliga seda otsa ilusti ära. Ja teine põhjus, et see naturaalküüs lööb lihtsalt sellepärast lahti, et teda ei ole alt ära eemaldatud. Ja mina soovitan väikese, kõige pisema puuriotsikuga, isegi kui see on kõige lühemad küüned, eemaldada siit küüne vaba serv kas või millimeeter ära, siis ei teki sellist olukorda, et see keellakk lihtsalt kuskilt lahti hakkab lööma. Ehk siis vaba serv ilusti ära katta. Triinu küsib, kui palju kahjustab polükeel naturaalset küünt? Tegelikult naturaalseid küüsi kahjustame ainult kas meie või küünetehnik. See oleneb, kuidas me neid ette valmistame, kuidas me neid karestame, kuidas me neid viilime. Et polükeel ei erine mitte kuidagi kahjustuse, ta ei saa mitte kuidagi rohkem kahjustada naturaalküüsi, kui seda teeb ehituskeel või keellakk. Tegelikult mitte ükski neist ei kahjusta naturaalküüsi. Väga oluline lihtsalt see ettevalmistus, et kui ma viilingi need kõik naturaalküüned seal veriseks ja siis panen selle materjali kõik peale sinna ja mingi hetk löövad need asjad sealt lahti, mida kliendid tavaliselt teevad, nad, kui sul kuskilt tekib õhk, siis nad võtavad selle dorsaalse küünekihiga terve küüneplaadi sealt veel pealt ära, siis on küüned nagu paberist, hästi õhukesed, et ei, nad ei kahjusta. Neid paigaldatakse lihtsalt natukene teise süsteemiga kui tavalise ehituskeele, aga nendega on väga kerge töötada, et kui keegi pole polükeeliga kunagi töötanud, eks polükeelid on sellised tuupides, erinevad nad just selle poolest, et ehituskeelist, et ehituskeelid on purkide sees ja polükeelid on tuupide sees ja polükeeli jaoks on vajalik veel vedelik. Ilma vedelikuta sa siis ei saa kasutada polükeele. Tegelikult see modelleerimisveetod on lihtsalt teine, aga ei kahjustanud mitte kuidagi naturaalküüsi. Mis vahe on maniküür keellakiga ja keellakkimine? Kerli küsib siin. No tegelikult tänapäeval enam ei tehta märga maniküüri keellaki alla. Ehk siis varem aastaid tagasi oli väga popp, et me tegime märja maniküüri ja siis me tegime keellaki sinna peale. Täna me tegelikult teeme enamasti ainult keellakkimist ilma maniküürita, ehk siis ilma märja maniküürita. Tegelikult see nahkade töötlemine käib mõlema ette, et kui küsida, mis vahe on maniküür keellakiga ja lihtsalt keellakkimine, siis ma pigem võikski öelda seda, et tegelikult me teeme kõikidele maniküüri. Lihtsalt võib-olla oleneb see, kas me teeme aparaadi maniküüri, ehk siis me töötleme neid nahkasid rohkem või me teeme lihtsalt ühe otsikuga ja lõikame need nahad ära. Et see siis on lihtsalt keellakkimine, aga see nahkade töötlemine käib ikkagi sinna juurde. Et pigem võib-olla seda märga maniküüri lihtsalt ei tehta. Nii, aga võtaks siis äkki ühe veel viimase küsimuse siit. Helena küsib, miks osad roosad toonid jäävad pealiskeeliga lillakas või tekitavad triipe küüntele? Teate, tegelikult UV-lambid natukene muudavad tooni värvil. See tegelikult on sellest tingitud, et värvi sees on pigmendid ja kui see lambi all kuivab, siis need erinevad pirnid ja tulukesed võib-olla natukene muudavad seda tooni. Ma ei ütle, et see on kõikidel roosadel nii, see võib olla mõnel roosal, et kui ta ära kuivab, siis ta ei ole võib-olla nii erk või natukene on tuhmim. Ja muideks see võib olla ka pealiskeelist, et osa pealiskeele on näiteks UV-blokaatoriga, et kui sa paned pealiskeele peale, kuivatad ära, siis see roosa võib jääda natukene lillakam. Et see võib olla värvipigmendist, võib olla pealiskeelist, võib olla lampidest. Et tavaliselt see on selline väga minimaalne
enamus ei pane seda tähele, et kui sa võib-olla just võtsid sealt pudeli sees selle roosa tooni ja siis vaatad, et kuule küüne peal on ta natukene teise tooniga, siis ma võiks öelda, et see on tegelikult täiesti normaalne, et see ei ole mingi praaktoode, et lihtsalt need kõik faktorid võivadki olla sellised, mis seda siis tekitavad. Et jah, roosasid on ka, ma ei ütleks, et roosad on kapriisid, aga roosadega pigem juhtub see, et punastega teiste toonidega võib-olla ei juhtu, kui ta just ei kasuta pealiskeeli, millel on UV-blokaator. Sest tegelikult UV-blokaator pealiskeelis muudab kõikidel värvidel tooni. Et ta on just mõeldud selleks, et näiteks päikese kätte minnes ei ole tuhmu värvid ja ei muuda värvi. Nii, aga olemegi jõudnud tänase webinariga lõpule. Ja mul oleks väga hea meel, kui te kirjutaksite, millisel teemal te veel sooviksite webinari kuulata ja mis kellaaeg teile kõige paremini sobiks. Et täna me siin katsetasime seda kella 10 aega, et võib-olla väga paljud ei saanud täna vaadata ja vaatavad järele seda, et võib-olla mingi teine kellaaeg oleks teil parem. Et kindlasti andke meile sellest märku, mis teemadel, mis kellaajal. Siis ma loosiksin nüüd välja meie teise õnneliku võitja. Kes võidab meie 25-eurose kinkekaardi ja Fortuna, kes meil võitja on? Kerli Ploomipuu, palju õnne, kirjuta meile info@mymagic.ee ja siis juba räägime lähemalt kinkekaardist. Aga kõik teie, kes te olite minuga siin nüüd lõpuni, loodan, et saite kasulikke nippe või nõuandeid, väldite neid vigu võib-olla, mida te olete teinud. Teile kõigile annan ma teile nüüd sooduskoodi, mida te saate lunastada siis kas Rävala Puiestee poes või meie e-poes. Selleks on kasulik, lihtsalt sõna kasulik. Ja see annab teile 10% tervest ostukorvist. Et kui sa lähed nüüd, tahad midagi endale shopata, kirjuta kasulik ja saad -10% tervest ostukorvist ja see kehtib 48 tundi ehk siis laupäeval kella kuni 11-ni. Ja palun kirjutage julgelt, kuidas te tänase webinariga rahule jäite, kas te saite kasulikke nippe, kas te saite mingeid nõuandeid, kas te saate nüüd tulevikus võib-olla midagi vältida. Mul oli väga hea meel, et te kõik minuga siin olite ja järgmise kohtumisteni.